Tere, mina olen Katrin Vernik. Mina olen Ulla-Katta Jaav. Ja meie töötame Telias. Mina töötan andmekaitse, andmehalduse ja AI valdkonnas. Ja minu ülesandeks Telias on arendada meie kanaleid. See tähendab siis nii neid kanaleid, kus taga on inimesed, näiteks kui te külastate meie poode või helistate meie kõnekeskusesse, aga samal ajal ka neid kanaleid, kus ühtegi inimest taga ei ole, ehk siis meie digikanalid. Just. Ja täna räägime natukene tehisarust ehk AI-st. Et me näeme, tehisaru tegelikult on saanud meie igapäevaelu osaks ja sageli me tegelikult ei märkagi, et kuskil taga võib toimetada tehisaru. Et see tehnoloogia võimaldab suuri andmehulkasid hästi kiiresti töödelda ja leida siis mustreid nendest andmehulkadest, mida inimene võib-olla ei suuda märgata. Ja tänu sellele on võimalik tööd kiirendada, paremini automatiseerida ja sujuvamaks muuta ning see on ka põhjus, miks väga paljud ettevõtted seda uut tehnoloogiat, mitte enam nii väga uut, aga seda tehnoloogiat siis rakendavad. Ja seda teeb ka Telia. Aga ennem, kui räägime sellest, mida huvitavat Telias tehisaru abil tehakse, tuletame korraks meelde, et mis asi see AI siis tegelikult on. Me räägime tihtipeale AI-st alati, kui räägime millestki automaatsemast või nutikamast, aga alati see nii ei ole, et seal taga on tehisaru. Võtame näiteks telefoni äratuskella. Kui see äratab sind igal koolihommikul üles kell 7, siis see ongi väga konkreetselt programmeeritud nii, et ta täidab konkreetset käsku. Ta ei õpi midagi, ta ei kohane uue olukorraga, vaid täidabki konkreetselt ja ühte konkreetset käsku ja helisebki hommikul kell 7. Aga oletame nüüd, et telefon üks hetk saab aru, et näiteks esmaspäeva hommikuti lükkad sa tund aega äratuskella edasi. Või siis kolmapäeva hommikuti ärkad sa ennem äratuskella ja hakkad scrollima sotsiaalmeedias. Ja nüüd selle info põhjalt hakkab telefon ise sulle pakkuma uut äratusaega või siis muudabki sinu hommikuse äratuskella aja ära. Ja nüüd seal taga võibki olla tegelikult tehisaru. Mida siis Telias AI-ga kasulikku tehakse? Näiteks on meie mobiilside mastide juures akud, mis on targad ja enne tormi tulekut täidavad ennast elektriga ära. See tagab selle, et kui on võimalik elektrikatkestus, siis mobiilside ikkagi jätkub. Või siis näiteks Telia internetivõrgus aitab meil AI tuvastada võimalikke anomaaliaid teenuse toimimises. Ja nendest anomaaliatest annab siis AI teada ja Telia töötajad saavad siis õigel hetkel reageerida, et klient võimalikke rikkeid või tõrkeid oma internetis ei kogeks. Lisaks kasutatakse AI tehnoloogiat meie klienditeeninduses, näiteks vestlusrobot Mia on meil, kus siis toimetabki AI ja aitab vastata siis lihtsamatele ja korduvatele küsimustele. Igapäevatöös on kõikidel töötajatel samuti kasutusel ja võimalik kasutada erinevaid AI tööriistu. Näiteks IT-arendajad saavad kasutada abi koodi kirjutamisel ja kõik Telia töötajad saavad ühte konkreetset tööriista kasutada ka näiteks info kogumisel, tekstide struktureerimisel, kirjavigade parandamisel või isegi AI-agentide loomisel. Aga oluline on siin meeles pidada seda, et AI on ikkagi tehnoloogia ja vastutus lasub alati inimesel. Ja selle tõttu on ka Telias meil kindlad reeglid, millest me alati AI-d kasutades ja rakendades siis lähtume. Kas AI võtab minu töö ära? Tegelikult Telia näited tõestavad, et see nii ei ole. Pigem on küsimus selles, et kuidas töö sisu muutub ja milliseid uusi rolle meil selleks vaja on ja kuidas me oskame endale kõige paremal viisil seda tehnoloogiat rakendada. Aga vaatame lähemalt, kuidas siis töö sisu muutub. Toon teile 2 näidet, kus Telia kasutab AI-d ja kuidas ka need rollid, mis meil Telias majas sees on tänu sellele muutunud.
Esimene näide on selline võib-olla natukene lihtsam näide. See on see, kuidas me suuri andmemahte analüüsime. Kui te olete kunagi helistanud mõnda kõnekeskusesse, näiteks üritanud arsti juurde aega broneerida, siis esimene asi, mida te sealt kõnest kuulete, on see, et parema klienditeeninduse tagamiseks teie kõne salvestatakse. Et sama toimub ka Telias. Me tõepoolest salvestame neid kõnesid ja nende kõnedega me tõepoolest ka tegeleme. Miks me nendega tegeleme? Sellepärast, et me tahame, et klientidel ei oleks Teliaga probleeme. Ehk siis me tahame, et kliendid helistaksid meile sellepärast, et neil on midagi head, nad tahavad meiega midagi jagada, midagi uut kuulda, millegi kohta rohkem infot saada, aga me loodame väga, et meie klientide teenused töötavad. Ehk siis me analüüsime neid kõnesid selle jaoks, et aru saada proaktiivselt, et võib-olla me peaksime oma teenuses midagi muutma selle jaoks, et klientidel meie teenustega rikkeid ei tekikski. Kui varasemalt oli selline töö, ehk siis nende kõnede analüüs selleks, et probleeme tuvastada, hästi ajamahukas, ehk siis need analüütikud pidid läbi töötama tohutuid andmemasse, siis nüüd teeb suure osa sellest tööst ära AI, kes siis suudab neid tekstimasse, me teeme kõigepealt kõned tekstiks, neid tekstimasse ka töödelda ja läbi selle siis ongi analüütikute töö muutunud. Kui varem kulutasid analüütikud suure osa oma ajast just nimelt selle peale, teksti analüüsi peale, siis nüüd saavad nad tegeleda sellega, et nad võtavad juba analüüsitud teksti ja hakkavad probleemidele lahendusi otsima. Ehk siis selline väga praktiline näide sellest, kuidas rollid on meil endiselt Telias alles, aga nende töö rõhuasetus on natukene muutunud. Võib-olla hea näide oleks siin koolireferaat. Et kui te mõtlete selle peale, kui palju mõneks uurimustööks või referaadiks aega kulub, siis suur osa sellest ajast ilmselgelt läheb vormistamise peale. Kuidas ma panen sinna lõppu kirja kasutatud kirjanduse, kas on õigesti vormistatud, kas joondus on nii, nagu peab. See on võib-olla natukene sarnane sellele, ehk siis kui tegelikult ilmselt teie õpetaja palub referaati või uurimustööd teha selle jaoks, et te saaksite teemast targemaks, siis tegelikult te kulutate suure osa ajast hoopiski sellise busy work'i peale, mis justkui väga suurt väärtust ei loogi. Selle saab nüüd teie eest teha ära AI, et te saaksite rohkem keskenduda töös sisu peale ja päriselt ka pärast selle uurimustöö või referaadi tegemist siis targemaks saada. Teine näide on meie chatbot, mille me oleme nimetanud Miiaks. Chatbot, mis on telia.ee lehel, on siis täiesti generatiivse AI põhine lahendus. Üks uus roll, mis chatboti toomisega Teliasse muutus, on siis või tekkis, on chatboti treener. Ehk siis kuigi tõepoolest seal taga on masin, mis töötab, andmeid analüüsib, infosse sisse vaatab, siis tegelikult on chatboti treeneril väga oluline roll. Chatboti treener samamoodi vaatab üle vestlusi, veendub, et meie chatbot oleks vähem rumal, tegeleks sellega, millega ta peab tegelema, seaks talle konkreetsemaid piire, looks sinna võib-olla juurde vaheprompte või siis lisatekste selle jaoks, et chatbot annaks klientidele võimalikult täpset vastust. Miks see meile oluline on see, et chatbot oma olemuselt on ikkagi uus kanal, võib-olla selline kanal, mida varem ei eksisteerinud, aga me näeme, et eelkõige meie nooremad kliendid just selliseid lahendusi eelistavadki. Ma hea meelega näitaksin teile, kuidas chatbot töötab. Vestlusroboti saab leida üles Telia kodulehelt, sealt avaneb aken, kust siis saab vestlusroboti käest erinevaid küsimusi küsida. Ja miks Miia töötab nii, nagu ta töötab, on sageli seotud sellega, mida Miia käest küsida ja kuidas Miia käest küsida. Ehk siis Miia sees on tegelikult samasugune tarkus, nagu on sees näiteks mõne tavalisema sellise äpis, mida te võite kasutada näiteks Gemini või ChatGPT. Mis vahe on oma olemuselt Telia vestlusrobotil Miial ja siis nendel teistel tavaliselt kasutataval rakendustel on see, et Miia vastab ainult Telia kohastele küsimustele. Selle jaoks oleme me loonud täiesti uue rolli Teliasse, kes ongi vestlusroboti treener, kes tegeleb sellega, et veenduda, et Miial on paigas piirid, millele Miia siis suudab vastata, millele ta ei suuda vastata. Ja läbi selle siis ka Miia muutub järjest kvaliteetsemaks ja annab järjest korrektsemaid vastuseid.
Kui Miia käest midagi küsida ja vestlusrobot vastab nii, et see vastus tundub imelik või siis see ei tundu päris korrektne, siis sellel on põhjus. Miia ei ole inimene, Miia on masin. Seal on võib-olla 2 põhjust, miks Miia võib vastata valesti. Miia võib vastata valesti sellepärast, et küsimus on esitatud nii, et masin ei saa sellest küsimusest aru või saab sellest küsimusest valesti aru. Ehk siis siin tuleb mängu meie klientide promptimisoskus, mis me oleme tähele pannud, on ajas järjest paremaks muutunud. Teine pool on see, et võib juhtuda, et klient küsib meie Miia käest midagi sellist, mille kohta kogu meie suures infoandmebaasis ei olegi vastust. Miia oskab vastata nendele küsimustele, mille kohta Miial on olemas info. See oma olemuselt tähendab seda, et kui meil kusagil lehel või mingisuguses infoallikas on sellele küsimusele vastus olemas, siis Miia selle vastuse sealt ka leiab. Küll aga jääb teatud olukordades Miia vastuse võlgu ja ka sellel on oma põhjus. Näiteks, kui te lähete ja küsite Miia käest, kas minu aadressile Tallinnas Virmalise 28 on võimalik saada optilist internetti, siis Miia sellele küsimusele koheselt vastata ei oska. See on sellepärast, et igal Eesti aadressil on oma tehnoloogia, oma võimekus, millist internetti täpselt me seal pakkuda saame ja selleks, et Miia kohe seal samas vestlusaknas oskaks sellele vastata, selle jaoks peaksime me suutma laadida Miia infosüsteemi või andmebaasi kõik Eesti aadressid, absoluutselt kõik Eesti aadressid koos seal oleva sobiva tehnoloogiaga, mis oma olemuselt oleks väga keeruline, sellepärast et see on pidevalt muutumises. Ja selliste juhtumitega tegeleb samamoodi vestlusroboti treener, kes siis kontrollib üle, kas Miial tegelikult on tarkus, et sellisele küsimusele vastata ja kui tal see tarkus puudub, siis vestlusroboti treener ühtlasi selle sinna juurde lisab. Üks huvitav roll, mis Telias nüüd olemas on ja ka paljudes teistes organisatsioonides ja mida aastad tagasi, mitte just kuigi ammu kusagil ei olnud, on siis generatiivse AI insenerid, nimetagem neid niimoodi. Need on siis sellised rollid, kes tegelevadki just nimelt generatiivse AI tehnoloogiaga ja üritavad siis seda organisatsioonides kas paremini toimima panna või siis seda kasutusele võtta. Reeglina on generatiivse AI insener õppinud ülikoolis näiteks infotehnoloogiat, informaatikat, sageli need erialad jäävad kuhugi sinna kanti. Kuna see on oma olemuselt uus roll, siis ma jään vastuse võlgu, kas seda juba praegu õpetatakse eraldi distsipliinina, ma kahtlen selles. Aga kindlasti, kui juba ei õpetata, siis see kindlasti lähiajal juhtub. Sellepärast, et see on täpselt selline roll, mida on organisatsioonidel vaja, aga keda tegelikult täna väga palju meil tööturul leida, selliste kompetentsidega inimesi ei ole. Kui varem oli tööle kandideerimisel oluline see, kui hästi sa oskasid arvutit kasutada, siis nüüd täna on olulisem see, kui hästi oskad sa kasutada tehisaru pakutavaid lahendusi. Jah, just ja sellepärast tasub harjutada, ehk soovime teile nutikat kasutamist.